aga me ei suutnud autot teha selliseks, nagu ta varem oli ja läksime praktiliselt külmalt sõitma. Sai nagu väga ilusa, hooaeg sai väga ilusa lõpu, ütleme nii. Ümber bussi minema eest uksest täpselt Bussi ehitus. Esimene kapp sai just sisse. Siit edasi tulevad meil diivanid ja poisid praegu panevad toas ka köögikappi kokku ja üritame need kõik täna siia sisse saada, mis siis, et juba kell on päris hiline, aga aeg pressib peale, kuu aega on jäänud hooajani ja vahepeal oleme siin voodid sisse saanud, tagaseina valmis teinud, vaheseina, tagaluuk on lahti käivaks tehtud ja valmis on ka pealesõidurambid. Põhimõtteliselt, kui vints kinni panna, siis saab juba auto tuppa panna. Ei ole veel ära kaalunud. On, aga teed painduvad jõhkralt läbi. Väga rängad. Täitsa vibud. See paindub väljaspoolt ka, jah? Mõlemad paindub. Mõlemad poolt paindub. Kogu tee. Mina olen Raido, Pesur Motorspordis olen olnud ma mehaanik 2 hooaega. Marko olen ja olen Kevinil olnud abis viimased paar aastat. Mina olen Pärt Kuvas ja ma olen üks Kevini mehaanikutest. Oleme siis Volvo Karrustiimi bussis. Kõvasti on saanud lõigata bussi ennast, kõigepealt sisu välja ja nüüd oleme jõudnud niisuguse ägedamasse etappi, kus saab juba asju panna tagasi ja buss hakkab vaikselt ilmet võtma. Bussil lõiksime küljest saba ehk siis terve selle tagumise otsa, kus asetsevad tuled. Tegime bussi tagumise ukse liikuvaks, ehitasime sisse rambi, lisaks rambile ka vintsi, mille abil siis saab võistlusauto tuua bussi sisse. Üldjoontes on ehitus hästi läinud. Tegelikult ju me ei ole ehitanud seda bussi plaani järgi, et meil on kindel plaan ette joonistatud tehtud, et väga palju on ikkagi improviseerimist ja hetkelist mõtlemist, kui me paneme asja paika, et oi kot, nii ikka ei sobi, et teeme natuke teistmoodi, et see ongi vast kõige rohkem aega nõudnud, et see hetkeline mõtlemine, improviseerimine, et üldjoontes on tegelikult on hästi sujunud. Ta on pikk plaat. Jah. Ta on mõeldud tasapidi plaat. Laiupidi on ta 6 ta on laiust lõikad, mitte sügavust ju. Ma nägin, aga praegu peaks mõlemat lõikama. Jumala mööda praegu. Praegusel juhul see magala tuleks ikkagi siia. Sama kõrge nagu see on täpselt. See on siin, see on napid klaasi taga. No. Peab tagant vaatama, kui me saame tahapoole jätta, siis saad oma 40. No. Muidu ei saa, muidu ta läheb vastu. No. 77. Siia otsa praegu. Aga siin. Kõik see on vajalik selleks, et auto oleks soojas ja kuivas kohas, kus siis teda saab vajadusel remontida. Midagi kasti vahetada. No see oli, oligi mõte, et on nagu kanal ka, kui on vaja. Jah. Lükka ainult peale ja... Kui vaata, kui palju ruumi seinte peal on. Tal ei pääse keegi teine ligi. Ta on kogu aeg meie kulli silma all. On tulnud ette, et kui auto jääb õue, kas siis konkurendid või pahatahtlikud inimesed võivad seda kahjustada
kas väljast midagi katki või lisaks mingeid mehaanilisi vigastusi tekitada. Teha pole enam palju, et kõige kauem aega võtabki see lõppviimistlemine, et kõik asjad ilusti paika saaks kinni, et teha veel on garaaži ja nii-öelda eluruumide vahesein ilusti kinni panna ja ära isoleerida, et lõhnad, mingid asjad ikka, kui bensuhaised või midagi tuleb, et need ei tuleks läbi seina. Edasi on vaja veel tasapinnad ja lauad paika panna ja siis edasi juba audiofookusesse, kus saame audio- ja videolahendused kõik paika. Nagu näha, siis me oleme suhteliselt noor tiim, et ikkagi muusikat peab ka olema. Audio- ja videolahendused tähendavad siis seda, et meil oleks olemas kõik helitehnika ja telekad ja kõik võimalused kõiki sõite kohe peale sõitu analüüsida, kõike järgi vaadata. Väga ilus. Meil on kõik ühes kohas. Meil ei ole mitme autoga reisimist, see on mõistlikum nii rahalise poole pealt kui ka tiimi vaimuga, et me saame kõik olla koos, kõik valmistuda ette koos ja kõik koos pärast läbi analüüsida, mis võistlustel toimus. Saime täna kätte Fiber Designist enda auto keredetailid, tiivad, luugid, uksed, küllekarbid. Hetkel poisid võtavad vanu kleepse maha, sest et meil tuleb uus disain, mida hetkel valmistatakse. Jõudsid kohale ka värske esistange ja tagastange, mis vahetame välja, kuna eelmise hooaja käigus said juba need niivõrd palju tappa, et sealt ei olnud enam liiga palju päästa midagi ja asendame need uutega. Meil jõudis ka Cup-tuuningust. Cup-tuuningu poisid siis saatsid meile esistangele väikene uus splitter, küllekarbi väikesed lisandid ja ka tagaluugile natukene kõrgem lipp, kui meil eelmine aasta oli, sellised pisidetailid, aga kui nad on ilusti värvitud ja auto küljes, siis lõpptulemus saab väga hea. Kapoti all on meil praegult veel tühjus, auto käis pesulas, tehti ilusti seest väljast põhja alt, kõik koopad sellest kummipurust ja jamast puhtaks. Hetkel siinsamas minu paremal käel teeme uut mootorit, vana mootor, mis meil vahel oli, selle lihtsalt hooldame ära, paneme värsked detailid sisse, tavaline hooldus peale hooaega ja jätame selle endale tagavaraks. Uus mootor tuleb meil täpselt sama asi, täpselt samade tükkidega, ehk siis üks-ühel on sul võimalik vahetada võistlusel see kiirelt ära, kui midagi juhtuma peaks. Ja senikaua paneme külge keredetailid, saame juba auto üle kleepida ja kui paneme mootori siia tuppa tagasi, siis saame juba minna vaikselt seadistama ja testima hakata. Lihtsalt kollane nagu eelmine aasta, vaata. See on ikka tiim. Klass on teine, vaata, klass on teine. See on hea, see on väga hea. Tegemist on Japan Racinguga. Velg on väga kerge. Need on need super light seeria on ju Japan Racingust. Proovida. Ütleme nii, et eelmise aasta pommidega ei hakka võrdlema enam. Seekord saab vähe rohkem sussi tehtud ja See super light, see on see kergsulamist ka ja just. Ja ta peaks vastupidavam, tugevam olema. see on väga luksne. See ilusaks värvitud ka, et auto disainiga paremini kokku läheks. Tegemist on siis kerevärviga, et mille eest läks siis kabiin, sisu ja kõik. Siis peal on disaini elemendid nagu. Kuule, aga viime siis veel bussi ja Davai, siis hakkame toimetama, ega meil siin väga palju aega jäänud ei ole, et me võtame liinilt maha ja lähme toimetame edasi. just taiks. Siia mahub nagu suuremaid asju. Et see on nagu see teema. Noh, mis iganes mõtleme, et paagi saab sinna keskele panna. Aga põhimõtteliselt mahutaks siia üles ja siia kanti ära ka ju inverteri ja 2 akut. Mahub. Idee poolest. Mahub siia. Ja teisele poole selle välja tõmmata, siis siin pool meil ei ole seda vaja. Sellele pole kogu aeg vaja ligi saada.
et see oligi see, et ei tule korra valmis, aga meil on üleval see kontroller olemas. Panedki selle elektrikilbi siia, noh siit tal nirises, siit ta lekkis, vaata see. Aga paneks selle elektri siia, et noh, see on see tõk-tõk-tõk. Ja paneks need kuskile. Need mahuvad ilusti sinna, voolu või selle ruumi kokkuhoiu mõttes me saame need akud panna siit niimoodi veel, kui tahame. Noh, vaatame, kuidas paremini mahub. Minu osa logode kleepimisega siin lõpeb. Laseme peale professionaalid kiletamine.ee-st, kes siis katavad kogu auto kilega ja lõpp-produkti näeme juba Masinavärgi stuudios meie autodisaini avalikustamise peol. Mina olen Karolin, Kevin Pesuri manager. Oleme jõudnud siia Masinavärgi garaaži. Auto on valmis, sai küll meil lõpetatud eile hilistel öötundidel. Kuskil kella 2 paiku said viimased logod peale, aga tulemus on super ilus ja oleme väga rahul. Oleme kohal. Lava on püsti pandud, inimesed vaikselt kogunevad. Praegult on juba kohal meil siin tiimiliikmed. Ma olen näinud päris palju fänne, perekonda, meie toetajaid. Head inimesed, kes te olete jõudnud siia Masinavärgi garaaž stuudiosse, siis kui mina vaatan oma kella. Oleme siis siin Peetris Masinavärgis. Ja oleme siis tulnud Masinavärg. Olen Masinavärgi garaažis. Masinavärgi garaažis. Kus siis toimub Pesur Motorsport tiimi sõitjate tutvustus. Räägime hooajaplaanidest ja autode ehitusest. Aga mis see Masinavärk on? Ühe sõnaga ei saagi öelda, mõni ütleb meie kohta, et me oleme mingi meediakanal, aga ise selleks ei pea. Motoentusiastidele korraldame erinevaid sündmusi, nii nagu ka täna Pesur Motorspordi õhtu oli siin meie garaaž stuudios. Aga samal ajal, nii nagu Risto praegu kaamera taga, siis väga-väga palju meie tööd toimub just kaamera taga või siis minul kaamera ees. Kõigepealt alustame intervjuudega. Esimesena lähen peale mina. Räägime natukene meie plaanidest, mida oleme juba hooajaväliselt teinud, mida meie hooaeg toob ja võtame läbi ka teemad, mida sõidab Ragnar, mida sõidab Passer ja mida ka Strelka või Kristo tegema hakkavad sellel aastal. Õhtule paneb punkti ansambel Number Ö. Selle seriaali nimi on Driftides Euroopa meistriks, siis kas täpselt nii kindel plaan ongi Kevini peas? Absoluutselt. Ei ole mõtet minna sõitma, kui ei võida? Sinna ei ole mõtet minna kindlasti nalja tegema ja ma arvan, eelmine hooaeg näitas ilusti, et potentsiaali selleks on ja sul peab ikka olema siht seatud kõrgele. Mitmest etapist me Driftmastersi sarjas siis 23. aastal räägime? Mastersil on meil 2023 on 6 etappi. Esimesena lähme kohe Iirimaale, saame proovida ära oma uue meeskonna bussi, kas ja kuidas sellega sinna minna on. Rooli tõstate teisele poole või? Ei, selleks ürituseks mitte veel. Kuidas sul endal trenni tegemisega on? Hetkel ongi see, et kogu trenn on garaažis nii-öelda auto ümber raskeldamine. No põhimõtteliselt küll, et on küll simulaatoris, olen sõitnud seda Mondello pargi Iirimaa rada, aga üks asi on simulaator, teine asi on ikkagi päris elu. Mingi aimduse sa saad sealt, et kuhu poole sul kurv läheb, et mida sa peaksid tandemis tegema, et millal sa nii-öelda tead nagu mida ennetada natukene. Kui sa üldse mõtled nende ees olevate radade peale, kas seal ma saan aru, Iirimaal ei ole enne käinud? Iirimaal ei ole käinud. On seal veel selliseid üllatusi, mis ongi simulaatorist ainult tuttavad? Sa mõtled nüüd Iirimaa enda rajamõistuga? Ma mõtlen üldse teisi radasid ka kogu hooaja peale, et sul on mitu uut rada peale selle Iirimaa ees? Ja või... meil on põhimõtteliselt ainukene rada, mida me vist oleme sõitnud, on Pikerniki Riia. Seda me oleme sõitnud ja kõik ülejäänud on uued. Aga praeguseks mul on vist juba, 2 ma ei saanud sinna simulaatorisse panna. Need on täiesti uued asjad. Driftides Euroopa meistriks. Õhkkond on väga mõnus, väga energiline. Väga mõnus muusika ja
olemine ka väga super. Ja vedame lihtsalt mõnusat aega ja kuulame, mis driftipoisid head räägivad. Inimesed on koos ja see ongi põhiline. Kõik naudivad. Ilma pikema jututa. Teeme seda. Let's go. Kevini auto on sellel hooajal väga ilus. See oli väga-väga ilus. Oli jah? Meeldis jah? Okay. Unetunde saime eile ikka Keviniga väga vähe, et olime siis praktiliselt 3 viimast, kes garaažist ära läksid hommikul kell 5, et kui Kevin kell 4.30 mu käest veel küsis, et kas kleeps on sirge, siis ma ütlesin, et vist on ja nii ta peale läks, et tegelikult on sinule üks üllatus. Ole hea, projektori pilt praegu küll ei paista mitte midagi, aga sinna seina peale üks niisugune 6-7 minutit väikest spetsiaalselt sulle pühendatud asja üllatusena kõigi teiste poolt. Sinu võimetel ei ole piire. Pane kinni see värk ja ole tubli. Bratan, sa tead ise ka, et sa oled teisest puust, nii et võtame ära kõik, mis meile kuulub. Auto peab olema korras. Ja proovi. Palun, võida ära. Proovi ära võtta. Aitäh teile kõigile. Lähme. Oleme siin kogu meeskonnaga laval käinud. Laval rääkisime sellest, et mis on siis nii-öelda 2023 aasta hooajaplaanid oma eelnevatest hooaegadest ja tiimi nii-öelda sisekliimast ja kõigest. Nüüd on see mängijate arv sealmaal, et võiks hakata mängima, siis... Mängisime just Pesur motospordiga huuti ja ma olen võitja. Ja ma olen võitja sellepärast, et ma olen lihtsalt tähelepanelik ja ma olin eelmine aasta kogu aeg driftidel kaasas ja kõige suurem kaasaleja. Ja hoiame talle kõik pöialt, et ta 2023 tuleks siis Euroopa meistriks driftis. Kevinile soovin parimat hooaega ja loodame, et kõik läheb hästi. Teeme natukese mussi ka täna siis. Mis eile juhtus, ja keegi võiks midagi mulle ka rääkida. Mis eile juhtus, mis eile juhtus, kõik hakkas raudlik. Mis eile juhtus, mis eile juhtus, ja keegi võiks midagi mulle ka rääkida. Mis eile juhtus, mis eile juhtus, mis eile juhtus.